Lugupeetud rektor, kolleegid, head õppurid ja esmakursuslased. Mul on hea meel teid kõiki tervitada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli talvisel avaaktusel. Koolide alustamine on põnev, aga kindlasti ka veidi hirmutav. Olenemata sellest, kas asute kõrgkoolis õppima esimest korda või siis juba mitmendat. Iga uus algus on raske, kuid teid ootab kindlasti ees põnev teekond. Alustuseks palun teid tervitama kõrgkooli rektori Ulla Breedeni. Tere! Kas sinu käed on pestud? Mask ees või vähemasti valmis pandud? Need on küsimused, millega ma kunagi varem poleks oma kõnet alustanud. Praeguses maailmas aga on see midagi nii iseenesest mõistetavat, et justkui kohatu on isegi küsida. Samas võib juhtuda, et just see kõige elementaarsem ohutusnõuete jälgimine hoiab sind tervena, hoiab sind ümbritsevad inimesed tervetena. Hoolimine iseendast ja loomulikult teistest, see ongi see, mis minu arvates iseloomustab ühte head tervishoiuspetsialisti. Mingis mõttes on see nii lihtne. Samas kui vaatate ringi, jälgite ühiskondlikke debatte, loete kommentaare meedias, siis see polegi enam nii iseenesest mõistetav. Hoolimisest üksi muidugi ei piisa, aga see on vundament, kuhu aastatega laduda tõenduspõhised teadmised ja väga erinevad kogemused. See on teooria ja praktika käsikäes, parimad õppejõud, toetavad tugispetsialistid ja kindlasti vahvad kursuse kaaslased. Tartu Tervishoiu Kõrgkool tähistab sel aastal juubelit, 210. aastapäeva. Kunagi ämmaemandate õpetamisest alguse saanud väikesest ülikooli rakukesest on kasvanud enam kui 1300 õppuri ja 130 töötajaga tubli ning edukas kompetentsikeskus tervishoiuvaldkonna spetsialistide koolitamisel. Lisaks kutseõppekavadele ja rakenduskõrghariduse õppekavadele saab nüüd juba paar aastat õppida ka magistriõppe tasemel ning tänagi alustavad oma teekonda koos teistega ka rahvusvahelise radiograafia magistriõppe õppurid erinevatest riikidest. Kinnitan, et vaatamata sellele, kas olete alles oma esimest keskhariduse järgset teekonda alustav või siis juba mitmendat haridust ja elukooli läbinud õppija, te olete teinud hea valiku. Ühelt poolt Eesti ja kindlasti ka maailm vajab haritud tervishoiuspetsialiste. Teisalt, rakenduskõrgharidus on väga lähedal töökeskkonnale ning kogemused ehedad ja kasulikud. Kolmandaks, jällegi see hoolimine, inimestega tegelemine, nende heaolu, tervis, need võivad kõik sõltuda üks päev teist ja teie teadmistest. Kasutage ära võimalused, mida kõrgkool pakub, kas rahvusvahelise koostöö tegemine, vabatahtlikuna panustamine, huvitavates projektides või rakendusuuringutes osalemine, õppurite esindamine üliõpilasesinduses või sportlikud harrastused. Kõik see teeb ühest heast kõrgharidusest suurepärase hariduse. Austatud esmakursuslased, iga kord, kui me alustame uue lennuga, siis kasvab ka meie kool. Iga üksteist on eriline. Iga teie lugu väärtuslik ja rikastab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Ning loodetavasti saab ükskord ka diplomiga vääriliselt märgitud. Tere tulemast! Edukaid õpinguid! Olge julged ja õpihimulised! Kohtumiseni! Täna soovib teid tervitada ka hiljuti ametisse asunud haridus- ja teadusminister Liina Kersna.
Mul on suur rõõm tervitada teid selle õppeaasta teisel avaaktusel. 2 avaaktuse toimumine ühel ja samal õppeaastal ei ole just tavapärane. Talvine täiendav vastuvõtt eristab teid teistest kõrgkoolidest juba mitu aastat. Lisaks annab see hea võimaluse paremini hajutada nii õppetöö koormust kui ka praktikaperioode. Hajutamisest on saanud viimase aasta jooksul üldine põhimõte. Peame tulema toime koroonapandeemia peale sunnitud keerulistes oludes. Ka tänaste uute õppurite jaoks on õppeaasta algus erandlik, kuna enamus õppetööst toimub esialgu distantsilt. Tavaliselt on võimalik oma kursusega päriselt kokku ja tuttavaks saada. Kindlasti eelistaksite kõik ekraanilt paistvate väikeste näopiltide asemel lihast ja luust inimestega kohtuda. Kriis on õpetanud, kui tähtsad on paljud meie senised tõekspidamised ja harjumused. Kui oled haige, siis püsi kodus. Kui liigud ringi, pese käsi. Oled tervem, kui viibid palju värskes õhus ja toitud tervislikult. Nii praegustel kui tulevastel meditsiinitöötajatel tuleb ikka ja aina rääkida ennetusest ja terviseteadlikkuse kasvatamisest. Veel üks kriitilise tähtsusega ülesanne, mis meedikutel neil päevil ees seisab, on elanikkonna vaktsineerimine. Tervishoiutöötajate tööpõld on tõesti lai. Tartu Tervishoiu Kõrgkool valmistab ette tervishoiutöötajaid tervele Lõuna-Eestile ning teie vilistlasi oodatakse pikisilmi. Tänasest alustavad oma õpinguid kõrgharidusõppes tulevased õed ja füsioterapeudid ning kutseõppes hooldajad. Mul on väga hea meel, et konkurss neile õppekavadele oli suur. Praeguses pandeemia olukorras kuuluvad õed ja hooldajad kahtlemata eesliini töötajate hulka. Huvi nende erialade õppimise vastu näitab, et meie inimestel jätkub missioonitunnet teha tööd, mis on ühiskonna toimimiseks hädavajalik. Head värsked õppurid, olen kindel, et olete teinud teadliku ja kaalutletud otsuse, et teid ei hirmuta ükski eesseisev katsumus ning et te jõuate edukalt diplomini. Tänan teid kõiki, kooliperet ja õppijaid imelise ja elutähtsa töö eest, mida teete juba nüüd ja loodetavasti veel aastakümnete jooksul inimeste tervise eest hoolitsemisel. Soovin teile tervet ja tegusat kooliaastat. Muusikalise tervituse edastavad kõrgkooli õppurid Ingrid Veskimägi ja Andres Uus. Nende esituses kuulete Mari Pokkineni laulu Sõpradele. Sõbrad, tulge ja istume maha, mul on vein ja ilmatu maik. Sellel hetkel just teiega tahan olla koos ja teha üks naine. Leidkem aega, et kohale tulla, pole tarvis teid pruugida suud. Võime lihtsalt üksteise jaoks olla, kui on öö näiteks vaatame kuud. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käedil andama, sest te olete siin ja mina olen ka.
Kõrgkoolis on väga olulisel kohal ka meie üliõpilasesindus, kellega tasub kindlasti kohe kooli jõudes sõbraks saada. Teid tervitab üliõpilasesinduse esinaine Ilona Sandakova. Lugupeetud rektor, esmakursuslased ja teised kuulajad. Mul on au edastada teile üliõpilasesinduse soojad tervitused ja õnnitlused algavate õpingute puhul. Olen tänaseks päevaks 3. kursuse õenduse eriala tudeng ja üliõpilasesinduse esinaine ning olen varsti lõpetamas seda teekonda, mida teie alles alustate. Ma võin julgelt öelda, et see teekond saab olema täis põnevust, ärevust, rõõmu, suuri ja väikeseid avastusi, kuid ka raskusi. Kuid viimasest ärge laske end heidutada, sest läbi raskuste muutume me tugevamaks. Ma siiralt loodan, et sellel teekonnal te leiate inimesed, kellega saate jagada kõrgkooli kohviku lauda, oma konspekte ja õpikuid, kellele saate rääkida oma õnnestumistest ja kurte ebaõnnestumisi. Oled alustamas kooli vaidlemata keerulisel, kuid väga huvitaval ajal. President Lennart Meri on öelnud, muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga koos käib natukene kiiremini kui maailm, jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi ja neid lahendusi, mida elu talle seab. Ja nii peame ka meie kohanema olukorraga, ühendama oma jõud ja teadmised, et näha olukorrast natuke ette, näha võimalikke probleeme ja küsimusi ning jõuda lahenduseni. Tehes kõike selle eelneva läbi, saavadki meist oma ala spetsialistid. Tervishoiutöötaja parim oskus on kuulamine ja nii on ka meie koolimajas, mis tegelikult ei ole nii suur, kui väljas paistab, kuid see-eest on soe ja tekitab alati tunde, et olete siin hoitud ja oodatud. Inimesed, kes siin töötavad ja õpivad, on valmis teid kuulama, suunama ja abistama. Ja siinkohal julgustan teid ka pöörduma oma küsimuste ja ettepanekutega üliõpilasesinduse poole. Ja kui tunnete, et õpingute kõrvalt jääb energiat ja kirge niivõrd palju üle, et soovite seda ka teistele jagada, siis oktoobris algab meil uute liikmete vastuvõtt. Lõpetuseks soovin teile jõudu, jaksu ja tervist ning loodetavasti varsti näeme. Ärge kartke abi küsida, kui enda jõud enam asjast üle ei käi, nautige järgnevaid kooliaastaid ja looge uusi tutvusi, sest praegusel ajal on inimkontaktid veelgi olulisema tähtsusega. Loodan, et elate kooliellu kiirelt sisse ning soovin teile kõigile palju edu ja jaksu kogu õpingute jooksul. Tere tulemast Tartu Tervishoiu Kõrgkooli perre!